Raplamaal Ähärdi külas tulistati talumees Ermi Suistele kuulunud koeri. Saksa lambakoer Jack on siiani kadunud. Pere teine koer Ott suutis raskelt haavatuna koju roomata. Üks loom on kadunud, teine on vigane ja sükke keskpärane lugu. Hästi vihane jahimeeste peale, jah? Ma ei üldistaks selles mõttes, et kindlasti on jahimehi, kes teevad oma tööd hoole ja armastusega, aga antud juhul tegemist on minu meelest nagu mõrtsukate, mitte jahimeestega. Perekond Suisted kolisid esivanemate tallu Raplamaale 2002. aastal. Endises elukohas Tallinnas niinimetatud Kassisaba rajoonis muutus elu ebamugavaks. Parkidesse ilmunud koertega jalutamist keelavad märgid ja loomavaenulik ühiskond olid just üks põhjustest, miks Suisted otsustasid maale metsade keskele elama kolida. Metsa elama tulles oli teatud plaan sellel asjal ja just nimelt see, et ära tulla linnakärast ja tegemist on siin ajakülaga, nii nagu paar kilomeetrit sinnapool on üks talu ja paar kilomeetrit sinnapool on üks talu ja meie konkreetne grunt on siis 12 hektarit suur, et keegi ei ole siiamaani sellest probleemi teinud, et koerad niimoodi õue peal jooksevad. Aga võta näpust, ka maal on koeravihkajaid küllaga. Näiteks lähedal asuva Raka küla elanik Kaire pole rahul, et Suistele kuuluvad koerad tema rattasõitu segavad. Vahel, kui proua Kaire sealt mööda sõidab, siis olevat koerad ikka lahti ja tormavad justkui oma kodupiire kaitsma. Hammustada pole aga Kaire siiani veel saanud. Eelkõige on Ermi Suiste koerad Jack ja Ott pinnuks silmis kohalikele jahimeestele. Koerte süü on selles, et nad luusivad talu lähedal loomade söömisplatsil ja peletavad loomi eemale. Välja on tulnud see, et meest me sisuliselt ei tea, kes seda teinud on. Mina täna olen kindel, et see on jahimees. Kas ta on nüüd Rapla valla jahiseltsi liige või meie naaberseltsi liige, pead ma täna anda ei suuda. Nagu välja tuleb, ei tea ka jahiseltside ülemused, mis metsades tegelikult toimub. Keskkonnaameti jahindusspetsialiste aga küttide tegevus ei huvita. Kuidas muidu seletada, et vastutavad riigiametnikud pole aastaid jahimehi kontrollinud? Paistab, et jahimeestel on tekkinud täielik karistamatuse tunne, nad toimetavad metsas nagu heaks arvavad. Jahimeeste seas on kirjutamata reegel, et metsas vastu lonkiv peni tuleb maha lasta. Aga korjus tuleb võimalikult hästi ära peita, sest kes see ikka viitsib pärast rahulolematu koeraomanikuga vaidlema hakata. Kui reeglina jahimehed lõõritavad nagu kokkulepitult ühesugust jutukest ja teineteisele enamasti näpuga ei näidata, siis ometi on ka selliseid jahimehi, kellel tunduvad väärtushinnangud paigas olevat. Olen tõesti jahimees, aga meie sektsioonis isiklikult ei ole keegi koeri tolistanud. Ja üks õige jahimees teab väga hästi oma territooriumi, kus jooksevad loomad ja kui seal on ka majad peal, siis ta peab täpselt teadma, kus on ka majad ja majades on kindlasti maal ka koerad, see on selge. Ja siit moraal, et ega üks õige mees muidugi koeral tulistama ei hakka. Koera võib-olla tulistab nüüd just see inimene, kellel endal pole koera, kes on tulnud metsa, et kõike, mis liigub, seda tulistab. Ja ega ta päris õige nüüd küll ei ole. Ma viskaks ta jahiseltsist välja ja laseks ära võtta kõik jahti õigustavad dokumendid nii edasi. See ei ole inimene. Seni pole oma koerte saatuse kohta uurinud Suisted saanud veel mitte midagi teada. Me oleme siin helistanud jahiseltsidesse ja proovinud uurida, et kus seda jahti peeti, et äkki leiame selle kadunud sõbra üles, et kuhu ta võis jääda, et saaks ta maha kimata, aga põhimõtteliselt on selline ringkaitset, ega keegi küll vastust ei anna, kes jahti pidas ja millal peeti ja kas üldse peeti. Kas sellist õiglustunnet on väga kõvasti rivatud? No ikka väga kõvasti, väga halb tunne on, kui sa tõesti oled siin, me ei tea ju, kui ta nüüd terveks saab, mis siin edasi juhtuma hakkab, et ei ole nii väga turvaline midagi siin. Aga mida ütleb siis seadus? Kas siis ikkagi koeri tohib endale kuuluvasse erametsa lonkima lasta ja kas koera tulistamine on ka seaduslik? Seadus ei piira seda, oma metsas tohib oma koeral lasta joosta, aga tegelikult peaks siis olema ikkagi tagatud see, et see loom ei ohusta teisi loomi ja inimesi. Jahiseadus ja jahi-eeskiri reguleerivad ainult jahipidamist vastavalt jahiseadusele ja jahipidamisnõuetele ja jahiloomadele. Aga koduloomad ei ole kindlasti mitte jahiloomad. Mis kasu on seadusest, kui neid ei täideta? Perekond Suisted on oma karistuse kätte saanud. Üle 20 000 krooni ulatuvad raviarved ja kaotatud pereliige jäävad ilmselt elu lõpuni meelde. Mis karistuse saavad aga anonüümsed jahimehed?
no nii, reporteri õpiminutites lollidele jahimeestele, et vaatamata nüüd totaalsele sarnasusele metsseaga peaksid ikkagi jahimehed kuidagimoodi suutma vahet teha ja saage aru, see on koer, teda ei tohi tulistada.